Tere tulemast Saatusärataja kanalile, minu nimi on Maili Aurora ning ma tervitan siin selles kaartide juhatuse videos, kus me täna saame vastuse küsimusele, mis on tulemas sulle järgmiseks armastuse elus. Ning see video on mõeldud nüüd nii vallalistele, neile, kes on suhtes, kui ka neile, kes ei tea, kas nad on nüüd suhtes või ei ole suhtes või on kuidagi niisugune segane lugu. Ja ma olen ära jaotanud need 3 lugemist siis kategooriatesse. Nii et kui sa nüüd lähed selle sama video infokasti, siis seal ongi ajatemplid ja sealt sa leiad siis kõigepealt vallaliste lugemise, siis sa saad sealt valida endale kaardigruppi, sa saad siis proovile panna enda intuitsiooni, valida 4 pildi vahel ning siis seejärel valida ajatempli kas 1, 2, 3 või 4 ning kuulata siis enda lugemist täpselt õige koha pealt. Samamoodi on siis lugemine eraldi tehtud neile, kes on suhtes ja neile, kes ei tea, kus nad täpselt on ja ei ole. Kui kunagi mingil hetkel sinu suhtestaatus peaks muutuma, siis see on ajatu kaardi lugemine ja võidki tulla ja vaadata ja proovile panna, et mis siis nüüd tuleb uuest grupist sulle sõnum, tuginedes sinu suhtestaatusele. Mina soovin sulle kõike head ja mõnusat lugemist. No nii, vallalised, siin on teie gruppide valik. Kui sa soovid, pane nüüd hetkeks see video pausi peale ja vali endale üks piltidest, kas 1, 2, 3 või 4. Ja kui sa oled endale selle pildi valinud, grupi valinud, siis mine infokasti uuesti tagasi ja vali ajatempel, kust hakkab sinu lugemine siis pihta, et sa ei peaks siis teisi lugemisi kuulama ja ise otsima. Olen selle sulle selles osas lihtsaks teinud. Tere tulemast, grupp number 1, vallalised. Vaatame siis, mis on sulle tulemas. Ma kõigepealt olen sulle laotanud siia kõik oraakli-kaardid, mis ma segasin. Ma hakkan siis järjest kusagilt pihta ja lõpuks ma segan siis sinu ees ka mõned tarukaardid sulle. Kui ma vaatan neid kaarte siin juba, siis natukene mul tekib niisugune tunne, et kas sa oled nüüd hiljaaegu läinud lahku või on see lahku või see üksi olemise, üksinduse tunne sisemiselt väga kaua kestnud. Igal juhul ta näitab nagu mingit võib-olla sidet kellegagi, kellega sul on nagu midagi olnud. Aga võt siin tulebki nagu see kaart ka, et kuidagi ei ole nagu päris vastastikused need tunded või need soovid, kuidagi ka petmist. Petmine võib tähendada petmist mis iganes tasandil, kuna tegemist on üldise lugemisega. Võimalik, et sa oled ka idealiseerinud kedagi või mingisugust suhet liialt üle. Ma näen seda tegelikult, et sa hetkel peaksid nagu uskuma sellist nagu kõrgemat plaani ja usaldama, et kuigi võib-olla nagu tundub nagu see kõrb nii lõputu, et siis ta näitab, et sulle on siia teekonnale tulemas nagu toetust ja nagu kaasteeline. Ta näitab mulle siia tugevat armastuse energiat, kuid samal ajal tuleb siia ka justkui nagu mingisugune tühimik, mingisugune puhastumine justkui võimalik, et on käimas. Ma näen, et sa ise oma sõnadega, võib-olla sõnadega, mida sa lausud endale või lausud kellelegi teisele, suudad väga palju muuta ja muuta ka oma saatust. Mulle näitab siin seda, et sul on vaja millegi osas sellist täiesti uut, puhast, selget perspektiivi. Lõpud toovad uue alguse, et ma ikkagi näen hästi suurt muutust ja vabanemist ja sellist transformatsioonis mingis mõttes ka olemist, millestki ülesaamist, edasiliikumist. Ta näitab sulle ikkagi vallalise perioodi mingi aeg
kestmas, et ta ei näita kohe ja kiiresti kedagi tulemas ja ta näitab ka igasugust vaimset ja füüsilist sellist tervenemist sulle. Et sa pead nagu mõistma, miks mingid asjad sinu elus on üldse juhtunud ja et nad on juhtunud ju sinu kõrgemaks hüvanguks ja eesmärgiks ja võimalik, et midagi on tõesti sul ka verd nagu keema ajanud ajas, aga ta ütleb mulle, et mingisugune õnnistus avaneb peatselt ka sinu ees ja et sa mõtleksid rohkem sellele, et mida sa nagu lapsena nagu unistasid, et milline see armastus võiks olla, milline suhe sul võiks olla, et sa leiaksid tõe selles enda siiras ja sisemises lapses, et mida sa väärid, mida sa tegelikult soovid. Lepi asjadega, mis su ümber on, sellistega nagu nad on, lepi nende inimestega, kes su elus on olnud, sellistena nagu nad on olnud. Ta näitab seda, et sa pead ise hakkama midagi uuesti üles ehitama, võib-olla see on sinu sisemusega hoopis tükis seotud, et sa näeksid millegi nimel nagu vaeva. Vaev on selline huvitav sõna, eks ole, vaev justkui tähendab ju midagi rasket, on ju. Mina mõtlen seda siin ikkagi positiivses kontekstis, et ma näen sinu tugevust ja justkui sinu tugevamaks saamist siin ja mida rohkem sa ise nüüd kasvad võib-olla ka vallalisena, just nimelt käesoleval hetkel, ma näen, et seda enam sa hakkad nagu õigemaid kavatsusi ja soove enda poole tõmbama. Ma näen, et sa pead olema rohkem nagu spontaanne enda tegevustes, asjades, kuhu sa lähed, mida sa teed, et sa kuulaksid oma keha, et mida su keha tegelikult soovib, mis su keha õnnelikuks teeb ja läheksid seda teed mööda. Ta näitab ka seda, et ta püüa olla mitte liiga kinnine või mingisuguseid blokeeringuid või kaitseid enda ümber luua, sest haavatavuses just nimelt on sinu tõeline jõud, näitab mulle. Ja ikkagi, et kas sul on nagu, kas sa ise nagu tead siis, mida sa nagu tegelikult tahad või kuidas sa tahad, et kuhu see kavatsus siis ennast nagu seab, sest mul on niisugune tunne neid kaarte vaadates, et kord on nagu kavatsus siin ja siis jälle seal ja keda ma tahan, kuidas ma tahan, et siin on siuke vahelduv energia. Sa pead enda selle sihi kindlasti nagu täiesti ühte kohta seadma ja sinna selle noole suunama, et sa saaksid päriselt seda, mida sa soovid. Õpi ennast rohkem tundma, näe ennast nii ägeda, võimsa, ilusa ja külluslikuna. Sa oled ületamas ikkagi mingisugust teekonda, mingisugust silda ja jõudmas kuhugi. Ma näen seda, et sinu ellu on tulemas keegi inimene, kes on tumedate juustega. Naiste puhul on see keeruline, naised sageli ka värvivad oma juukseid, eks, aga tema loomulik juuksevärv on väga selline tumepruun. Vaatame siis, mida räägivad sulle tarokaardid, grupp number 1. Mis on armastuse elus sulle järgmiseks tulemas. Ta tuleb ootamatult. Ta võib tulla sinu ellu läbi tutvuste, läbi sõprussuhete või läbi mingisuguse viisi, kus on ka rohkem inimesi millegagi seotud. Ikka ta näitab ootamatult ja mul ongi tunne, et kas see läbi tema hinge sellist tumedat hetke nagu natukene või tegeled ka mingi puhastuse või vabastamisega endas või üldse ja siis ta kuidagi tuleb, aga ma näen, et ta tuleb hetkel, kus sul on tegelikult kuidagi väga raske sisemiselt. Nagu lootust kaotamas ja ta tuleb ja ta näeb sind, aga sina ei pruugi teda näha, sest ma ei tea, sa oled nagu silmad maas. Väga ilus side tegelikult iseenesest.
ja ta näitab mulle ikka, et kuidagi miks sina pendeldad, miks sina ei suuda ära otsustada, mismoodi sa tahad. Ja ta näitabki, et mida rohkem on ka sinus kuidagi ootust või segadust selle osas, kuidas või mismoodi tegelikult siis olema saab, seda aeglasemalt nagu need asjad sul liiguvad. Sul on, sa pead riski kuidagi võtma, usaldama, muidu need asjad jäävad paigal sul seisma. Sulle on väga kõrge kaaslane loodud. Mul on tunne, kõik on nagu sinu taga kinni millegi pärast. Grupp number 1. Sellised kaardid sulle praegu. Kui sa tunned, et tahaksid päris personaalset armastuse lugemist minuga teha, siis võid minuga ühendust võtta. Ole tubli. Tere tulemast, grupp number 2 vallalised. Vaatame siis, mis on sulle tulemas järgmiseks armastuse elus. Kõigepealt olen sulle siis siia laua peale laotanud juba oraakli kaardid, mida ma enne segasin. Neid on väga palju, sellepärast ma tegin seda, kui kaamera oli kinni, et aega kokku hoida, et võib-olla teil ei oleks nii ka vaadata. Ja peale seda ma võtan siis teie ees ka tarokaardid ja vaatame, mida ka tarokaardid räägivad. No nii, aga hästi, hakkame pihta. Ühesõnaga, kõigepealt ma näen seda, et kaart ütleb sulle, et mine, aga muud kui aga edasi. Võimalik, et siin on mõned mäed vaja ületada veel. Näitab ka seda, et asjad on nagu selginemas. Aga võib-olla on vaja siin ka natukene nagu mingeid asju veel nagu enda küljest maha saputada, mingit sellist nagu puhastust võib-olla mõtetes teha või enda sees. Ta ütleb ka seda nõuandena, et pane nüüd suure küsimärgi alla oma uskumused ja soovid tegelikult. Et ta näitab, et selline tõeline vabanemine tekib, kui sa tegelikult päriselt ütled, et ma ei olegi üldse, ma ei taha neid ja neid asju, vaid need ja need asjad on ja saavad olema ja mina olengi täpselt kõike seda väärt. Ma näen, et just kui rohkem niisugust kergust oleks vaja ja huvitav, mis siin tuleb. Kas ma nüüd saan õigesti aru, et siin ei ole keegi sinust üle saanud? Huvitav, miks see siit moodi ka välja tuleb? Sul on vaja justkui nagu ka mingisugust juhatust või nõuannet millegi osas. Et sa küsiksid ka endalt, et mida sa tegelikult vajad. Ta näitab mulle seda, et sa pead nagu kellegi vastu olema hästi toetav hetkel. Võimalik, et on sul keegi lähedane, sõber, tuttav, sugulane. Ja et kui sina nagu näitad välja oma hoolimist, annad talle nõuannet, et siis ka kuidagi see aitab külgetõmbe seaduse kohaselt sinu elus midagi muuta. Midagi on hästi varjus. Kas su elus on keegi inimene, kes sinuga manipuleerib või? No see tuleb lihtsalt siit välja. Kuidagi natuke keegi on kaval või toksiline või võib-olla keegi minevikust on siis ka ilmutamas ennast. Mulle tunne, et üldse keegi eks sinu ellu tuleb tagasi ja mitte üldse, et teda peaks tagasi võtma. Aga mingil põhjusel ta võib ennast ilmutada. Midagi on nagu sellises tsüklis sul ja ikka väga tugevalt näitab mulle keegi, kellega sa oled lahku läinud, justkui nagu kas tema ei ole sinust üle saanud, sina ei ole temast üle saanud või mingil viisil teie kuidagi nagu kohtute veel. Kas seda on vaja? Tegemist on üldise lugemisega, ma ei saa öelda, sest ma peaksin seda igale ühele personaalselt ütlema, et kas on nii või ei ole nii. Igal juhul kaart mulle kinnitab, et liigu ikkagi pigem edasi. Mis siin siis veel on? Midagi on varjus. Midagi on peidus. Mul on tunne,
osadel teist võib ka mingi tervise asi olla, tuleb välja, aga ma näen seda, et sul oleks vaja teha üks niisugune nagu manifest või puhastus. Kui sa ise sellel ühel hetkel ära tunned, siis sa võid minu juurde tulla, aga kõike tee ainult enda tunde kohaselt. Kas sul on ka kuidagi mingisugune kaitse nüüd siis ees või, sest ma näen nagu millegi pärast seda, et isegi kui keegi nagu tahaks tulla või tuleks, et siis kas sa ei näe või sa oled kuidagi kinni. Kui sul on tulemas nii ilus asi, midagi uut, ole nagu avatud ikka rohkem sellele uuele. Väga ilus ühinemine on sulle tulemas. Kõik on nagu sellises jumalikus kõrgemas järjekorras sinu elus. Mul on tunne, et siin on mingid asjad veel, mis peavad juhtuma või muutuma enne, kui nagu see saabub täielikult. Et kõik peaks olema hästi lihtne, hästi kerge. Näitab ka seda, et sa pead ise tegutsema, kõik oma hirmud maha matma. Et sul on nii tugev jõudkullake ja nii selline hea energia tegelikult. Et ole rohkem julge täiega eristuda kõikidest teistest, julge teha täiega vigu. Kui sa mõtled näiteks seda, et seda viga ma küll enam elus nüüd teha ei taha. Ära mõtle nii. Ole tänulik, et sa tegid need vead ja ole valmis eksima. Ta ütleb nagu siin, et on aeg nagu sammuke tagasi korraks astuda. Korraks nagu keskenduda sellele, mida sa päriselt vajad. Et sellist sisemist rahu kutsub üles. Kas sa oled siis nagu õnnetu või kurb olnud millegi pärast? Aga ta kutsub üles sind just kui olema nagu enda hinges hästi rahulik, kuulama hinge vaikust. Kas sa oled ka mingi hinge pimeda öö läbi elanud või hakkad läbi elama või mis siin nüüd siis sellega veel on? Kui mingid rahateemad tulevad siit välja ka, kas sa oled kuidagi mingi raha või materiaalsete asjadega kuidagi seotud kellegagi või? Oled sa olnud abielus kunagi? Mul on tunne, et sul on tulemas siuke kõrgem suhe, abielusuhe, väga selline ka mingis mõttes väljakutse, sellepärast, et mul on tunne, et teis on midagi nagu väga erinevat. Vaatan kohe, mida räägivad siis sulle tarokaardid. Mis ma veel tean öelda, on see, et on keegi, kellel on rohkem nagu heledamad juuksed. Pigem heledamapoolsed. Grupp number 2. Mis on armastuse elus vallaline sulle tulemas? Nojah, on tulemas küll. Sul on täiesti hästi kõik tulemas ja uut energiat näen. Unusta igasugune need vanad asjad ära. Lase ja luba uuel tulla. See saab olema selline nagu eluline kogemus. Mina olen nagu jõudnud ajas sinnani, et ma kunagi mõtlesin ka, et küll ma tahaks ikka endale hingesugulast ja ikka mingi hingekaaslane ja mingi eriline kõrgem leekeks. Ja siis ühel hetkel ma olin selles kohas, kus ma sain aru, et vau, ma saangi täiega oma neid hingekaaslasid, aga nad on ikka mingid sellised karmalised triggerid, et tule ma õpetan sulle, et sa oled mul nii lähedane hing, et tule ma annan sulle õppetunni. Ja siis ma nagu otsustasin, et ma ei tahagi neid hingesugulasi. Või kui nad peavad tulema, siis las nad tulevad. Aga mina ütlesin endale, et ma tahan lihtsalt endale elukaaslast. Selle eluaja ilusat ja head kaaslast. Ja see on ka väga hea. Ja see on väga tore. Ja mul on tunne, et sina võiksid ka nii mõelda, aga sa ei pea. Aga ta näitab mulle küll seda, et see tuleb selline nagu eluline ja siuke maine ja et sa ei peagi nagu kusagil olema pilvedes vaimumaailmas mingisuguseid kaksikleeke taga ajama, vaid
täiesti hea on ka lihtsalt olla hea inimesega koos. Sellised kaardid sulle, kallis grupp number 2. Aitäh sulle ja ole tubli! Tere tulemast grupp number 3 alalised, see on sinu kaardil lugemine ja vaatame, mis on sulle siis tulemas armastuse asjades. Minul on niisugune tunne seda lugu siin juba nähes, et sinule on tulemas väga kõrge, väga eriline hingesugulane, sest 2 kaarti erinevast kaardipakist kinnitavad mulle juba siin ka seda, et on tulemas sulle hingesugulane. Ütlevad kaardid ka niisugust asja sulle, et sa peaksid rohkem nagu leidma enda ellu vabadust ja vabastama igasugused piirangud ja oma elu üle justkui kontrolli võtma rohkem enda kätesse. Siin tulevad väga tõsised sellised tunded, tõelised tunded. Ma näen ka seda, et on algamas sulle just uus faas, uuenemine, suurt transformatsiooni, kasvu ja isegi muutust mõtetes näen sulle. Samal ajal ta ütleb ka seda, et sul oleks vaja energiat puhastada mineviku suhtes ja midagi võib-olla kas mälestustes või minevikus siis käib natukene kaasas. Ta näitab, et justkui kui sa midagi nagu enda elus ära nagu puhastad või selle õhu nagu puhtaks teed ja just ka mingisugust tervendust kas välja saadad kellelegi teisele või iseendale, et seda kiiremini nagu tuleb sinu ellu midagi ja mul on tunne, et sa nagu teaksid juba midagi või aimaksid midagi äkki ette ka, et mis justkui nagu võiks tulemas olla. Kaart nagu paneb siin üles või tõstatab ka küsimuse, et kui sa tõeliselt nagu mõtled nüüd, et mida sa nagu tahad, et mis see siis tegelikult on. Ja et sa tunned selle ära mitte oma mõistusega, vaid enda südamega. Võimalik, et sa siin saad ka mingisuguse kutse, mis võib tähendada seda, et ole väga-väga avatud kutsete vastuvõtmisele. Siin näitab ka, et sa peaksid nagu mingisugused emotsioonid endast tasakaalustama, olema haavatav. Ma näen sulle väga püha sellist koos olemist. Ta näitab ka seda, et mis sa peaksid veel tegema. Ongi see, et sa rohkem ikkagi kuulaksid enda südant, seda kinnitavad siin mitu kaarti. Ja et sa näitaksid armastust rohkem välja ja et sa oleksid nagu eeskujuks. See ei pea olema vastas sugupoolele, see võib olla perekonnale, lähedastele, sõpradele, et mida rohkem sa pead kinnitama ja andma välja seda armastust, et ma armastan sind, sa oled mulle nii kallis sõber või sa oled mulle nii kallis õde või vend. Ja ma armastan sind, et mida rohkem sa väljendad seda armastust, seda kiiremini mul on tunne, see manifest sinu jaoks töötama hakkab. Kaardid ütlevad, et sa väga-väga-väga usaldaksid praegu ja isegi kui see inimene sinu ellu tuleb, võib-olla sul tekib mingisugune see tunne, et kas ma ikkagi saan teda usaldada, aga kaart ütleb, et usalda ja usalda ka hästi tugevalt enda intuitsiooni. Sulle tuleb nagu mingi taipamist ja teadmist, ma näen siin seda. Tasakaalu on vaja midagi luua ja siis ta tuleb. 2 kaarti räägivad nagu peegeldumisest. Sa võid saada hingesugulase ka karmalise, sest mul on tunne, et siin võib tulla midagi niisugust, kus te hakkate peegeldama teineteisele mingisuguseid punkte, ka valupunkte. Kui sul on kellelegi andeks andmata, siis tuleb sulle karmaline hingesugulane ja sellest asjast kokkuvõttes nagu head nahka ei saa, et sa saad küll nagu õppetunnid on ju, aga no kaua sa õpid. Ehk siis, kui sul on kellelegi jäänud veel andestamata, siis kindlasti andesta. Tegele sellega, et see hingesugulane, kes teile tuleks, ei oleks siis üksnes vaid karmaline. Ta näitab sulle, et sa suudad nagu
kanaldada enda ellu mingit infot või mingisuguseid kogemusi ja ka ta soovitab siin teha enda koju võib-olla sellise väikese armastuse altari. Kui see sind kõnetab, pane siia kommentaaridesse küsimus ülesse. Ma saan selle sulle siia kirjutada, võib-olla juhiseid anda. Mis ma veel näen? Midagi muutumises tugevasti ja ma näen ka osad inimesed, lihtsalt see info tuleb välja, et kas siit tuleb lapse saamine või kui sa oled juba vanaema või siis vanaemaks saamine või mingi lastega seotud teema tuleb siit ka välja tegelikult. Aga aeg maha, ta ütleb ka. Et hetkel ikkagi näitab, et ta ei ole nagu kohe-kohega tulemas. Aga vaatame, mida räägivad tarokaardid sulle, mis on tulemas sulle grupp number 3. Ei no ikkagi edasi liikumine. Ja, okei, aega läheb. Oi. Siit tuleb väga hästi. Niisugune suur algus, nii suur armastus ja niisugune suur energia. Lihtsalt läheb aega ja ongi nagu, kas sul mingi muster või? Mul on tunne, et sa oled millegi osas saanud elus haiget ja mis on nagu tekitanud mingisuguse ploki või mustri sulle. Aga ma näen selle lahtumist nagu, kui sa oled sellega tegelenud, siis tõenäoliselt see on lahtumisprotsessis. Kui sa sellega tegelenud ei ole, siis võib-olla sa vajaksid mingisugust energeetilist puhastust või lisa sellist tuge ja abi. Vot niisugused kaardid sulle. Ma arvan, et need on päris head kaardid, et sul on siin tulemas küll midagi. Tõesti, keesrinna ja karikate 2 ka veel kõrvuti. Noh, uut algust näen sulle küll. Kui sa tunned, et tahad hoopis personaalset lugemist, siis võib minuga ühenduda. Ole tubli. Tere tulemast grupp number 4 vallalised. See on sinu kaardi lugemine ja vaatame, mis on siis armastusasjades sinu poole tulemas. Kõigepealt ma näen siin kohe seda, et sinu suunas on tulemas midagi varsti, aga mis takistab on see, et sa pead väga kindlalt ise ära otsustama, mida ja kuidas sa tahad, et see saaks sulle kiiremini tulla. Minevik loomulikult tuleb jätta selja taha, aga ma näen sulle kestva armastuse tulemist. Ja ma näen samalaegselt ka seda, et sinu elu tulla ka vana armastus. Ja tegemist on nüüd üldise lugemisega, ma ei saa öelda, et kas see on kindlasti nii, et te jääte kokku. Võimalik, et jääte, siin võib olla nüüd ühtepidi kui ka teistpidi. Kuid igal juhul ma näen seda, et on tulemas väga selline isetu ja ilus armastuse lugu. Osadel juhtudel teist, kes seda vaatavad, tulebki vana armastus tagasi. Ma ei saa öelda, kumba pidi see sulle on, sellepärast, et sellel videol on kindlasti ühel hetkel tuhandeid vaatajaid. Näitab seda, et sa peaksid võtma riski. Ma näen sulle ka valikuid, võimalik, et sulle vallaline tuleb siis kuidagi mingi valik teha, nii et kui ei ole, siis pole midagi, kui tulevad koos. See inimene on tumedate juustega. Ikka näitab, isegi kui sa seda vana tagasi ei võta, siis ikkagi nagu annab endast märku, mul on tunne. Sa oled hästi nagu sellisel teekonnal, mul on tunne. Ja ta näitab nagu ka mingit tühjust natukene, segadust, miski toob sulle ikkagi nagu segadust. Sa tõenäoliselt vajad ka kellegi lähedase abi või tuge, et nüüd läbi mõtestada, et mis see nüüd on, mis on siis õige ja kuidagi nagu, ma ütlen, et see oleks nagu kohal juba, et see on väga-väga kiire ja ütlebki ka, et mine entusiastlikult kaasa sellega, mine selle vooluga kaasa, et selline sujuv sõit tuleb siit. Aga ole hästi hoolikas, et mida sa manifesteerid enda ellu.
et sa saad seda, mida sa küsid, aga mõnikord me küsime midagi ja siis ei ole piisavalt täpsed ja siis me saame veel mingi lisapagasi, mida me tegelikult ei taha. Ma näen ka sellist nagu kingituste saamist, inimene annab ja kingib sulle midagi. Millegipärast see inimene tekitab sinus nagu enesekriitikat. See ei ole nagu vajalik, aga millegipärast sa nagu oled enda suhtes kriitiline, et kas ma olen ikka piisavalt ilus, kas ma olen ikka piisavalt see ja see. Siin on oht maski kandmiseks, et sa tahad olla parem kuidagi, kui sa oled, aga ära unusta, et sa oledki juba piisavalt hea. Sa vajad jah nagu millegipärast kinnitust. Asjad tulevad päevavalgusele siin. Sulle tulemas sellist muutust, tõesti ma tunnen. Tuleb sulle mingi lahendus, aga mitmed kaardid vihjavad ka sellele, et sa pead nagu olema kaval, mingi strateegia paika panema enda jaoks. Ta ütleb ka seda, et luba endal siin eksida ja ära üldse muretse, kui sa nagu natukene teed midagi võib-olla vales järjekorras või teistmoodi, et luba eksida endal. Vaatame, mis tarokaart sulle siia räägib ka. Number 4, mis on tulemas. Mingi valukoht on siit ka nagu tuleb välja. Ikkagi nagu teadmatus ja ei ole nagu kindel. No armastajad. Armastajate kaart kohe tuleb esimesena. No on tulemas. Ja mul on tunne, et sulle grupp number 4 on kõige kiiremini tulemas. Näitab ja eksi. Võib sulle ka tulla niisugune inimene, kes on suhtes või pole tal asjad päris lõpetatud või sattus millegi pärast vaatama seda gruppi üldsegi keegi, kes ei ole päris vallaline, et mis sa siin teed praegu. Näitab reisimist sulle või kui mingit sellist mõnusat puhkust. Ei tea, mul on tunne, sul on ikkagi kõik asjad jooksevad kokku, sest mul on tunne, et siin on nagu mitu asja, et sa ei suuda otsust võtta vastu, et mis siis no nüüd ikkagi nagu õige on teha. Osadel juhtudel, see ongi nii kummaline, ma ei saa öelda päris kindlalt, sest tegemist on ju sellise kollektiivse lugemisega. Osadel juhtudel ma näen, et kui see vana armastus tuleb, siis hoiadast eemale. Ja teisel juhul ma näen, et andesta, usalda, nüüd on kõik palju parem. Ja et kui sa selle kompoti otsa satud, sa võid minuga ühenduda, kui see sinuga resoneerub või ühendu kellegi teisega, vaata ise. Ja ikkagi ma näen siin inimest, kes on nagu kahe vahel ise ka, ütleme nii, et ongi nagu meesterahvast on näite, on ju, ja ta on kahe naise vahel ja ta ise ka ei tea. Armu kolmnurk on oht, mis võib sulle siit tulla. See ei pruugi nii minna, aga mul ongi tunne, et siin on nagu kaks teed sult. Ühelt teelt millegi pärast tuleb nagu mingi vana inimene tagasi, keda sa juba tead, ja teiselt teelt tuleb siis keegi täiesti uus. Segane lugu. Teeme nii. Mõtle praegu ühele numbrile. Kas 1 või 2. Ja mõttes, võid ka video korraks pausile panna, otsusta ära, kas sa valid number 1 või sa valid number 2. Kui sa valisid number 1, siis näitab sulle pigem kedagi, keda sa juba tead. Ja kui sa valisid number 2, kinnitame üle. Siis näitab et selle vanaga pigem mitte kaasa minna. Ja näitab pigem sulle uut. Aga sa jääd kindlasti kuidagi ka kahe vahele siin nendes asjades. Aga uus on igatepidi soositud rohkem kaardi järgi. Selline lugemine sulle, aitäh ja ole tubli! No nii,
kõik, kes te olete nüüd suhtes, siin on teie kaardigruppide valik, grupp 1, 2, 3, 4. Tunnete ära, milline piltidest sind kõnetab, mis sind enda poole tõmbab. Kui sa oled enda valiku teinud, siis mine siia infokasti tagasi, mis video all on, ning kliki sellele ajatemplile, et enda lugemist õige koha pealt kuulata. Ja muidugi võid veel korraks ka video pausile panna, et siis keskenduda oma valiku tegemisel. Tere tulemast grupp number 1, sina, kes oled suhtes. Hakkan sulle siis vaatama, et mida kaardid sulle räägivad. Olen sulle tarokaardid juba seganud ja võtsin sulle ka mõned oraklikaardid. Et ma näen seda, et hästi oluline selles suhtes on selline tugi ja tasakaal. Ja tõesti, et ma näen kuidagi, et teil on mingi hästi oluline side, sest tuli välja oraklikaartidest ka hingesugulus, ehk siis tõesti, et olete nagu põhjusega kohtunud. Siin on sellist nagu loomeenergiat, et te olete nagu midagi koos loonud. Ma näen hetkel seda, et hästi olulisel kohal on nagu mingisuguste lahenduste leidmine millelegi. Aga samal ajal kaart ütleb ka seda, et ära tee kompromisse. Üldiselt kuulutavad kaardid ette sulle head. Ja ma näen tõesti, et on võimalik, et kas siin sa oled midagi tähistanud või saad midagi nagu tähistada ka lähiajal. Ja ikkagi siit tuleb nii palju välja sellist nagu tuge ja hoolimist tegelikult. Ja et me saame luua, et me saame siit veel edasi midagi luua. Ja ikkagi, et lahendused on ju. Ma näen seda, et just nagu pikaaegsemates sidemetes võib olla mingisuguseid pingeid või konfliktseid olukordi natukene. Ja ta näitab seda, et on vaja justkui natukene millestki vabaneda või lahti lasta, et midagi on nagu vaja ära korrastada. Võib-olla taas teineteist paremini tundma õppida või mingisugused niisugused aspektid tulevad siit välja. Mina näen, et teie armastuse lugu on väga tugev ja väga sügav tegelikult. Ja kaart ütleb, et lihtsalt ärge mõelge üle. Ja säilitage nagu niisugust usku ja usaldust rohkem. Ma näen, et siin on väljakutseid ja ma näen, et nende väljakutsetega saadakse ka hakkama. Võib-olla on siin mingeid asju, mis on nagu hetkel nagu olulisemad kui kunagi varem, aga võib-olla mingis mõttes, jah, tõesti võikski nii öelda. Hästi oluline on see, kuidas te nagu väljendate teineteisele iseennast. Hästi nagu suurt tänutunnet tuleb nagu näidata millegi osas välja ka oma kaaslasele. Et siin võimalik, et tuleb nagu võtta teil nagu suhte kontekstis vastu mingisugune otsus või teha mingi risk peagi. Et siin näitab nagu, et sellega tuleb leppida, millegagi tuleb nagu hakkama saada, aktsepteerida. Ikkagi ta ütleb, et nagu siukest kangekaelsust on siin, et järeleandmisi ei saa teha. Mõnikord võib nagu tunne olla, et kas me oleme lihtsalt sõbrad või isegi nagu või mis tasandil me oleme või et mis siin nagu veel on. Mina ütlen, et ma neid kaarte nähes näen, et teie vahel on hingesugulus. Et siin tuleb lihtsalt hästi tugevalt nagu leppida teise inimese eripäradega, et tema võib olla selline nagu tema on ja mõista nagu ka tema unistusi ja soove ja see on vastastikune, see on hästi vastastikune. Et selles suhtes tegelikult käesoleval hetkel või just kui ma vaatan ka tuleviku poole, on väga oluline see, et teineteisele antakse vabadust, aktsepteeritakse teineteist, aktsepteeritakse ka teiste lähedasi ja teise inimese sõpru. Siin on tegemist nagu ikkagi vaimsel tasandil teil olulise sidemega. Mul on tunne, et siin tuleb nagu seda austust veel kasvatada teie vahel. Midagi võib tulla teile, mis on natuke konarlik ja kivine, aga ma näen suurt potentsiaali tõesti ja ma näen, et voolavad asjad paika, voolab kõik väga kenasti, et te laote võib-olla veel ka mingisugust uuemat vundamenti.
Siin ma näen perekonda, perekonnaga mingid kontaktid, perekonnaga sidemed. Kui sa oled alles suhte algusjärgus, siis ma näen siin ikkagi läheb ka see ikkagi kaugemale, et sa saad nagu tuttavaks ka kaaslase perekonnaga. Siin näitab ka natukene sellist nagu perekonna loomist, ehk siis see võib tulla ka üldse nagu kui sa oled juba vanem paar, kes seda kuulab või vanem inimene, et võimalik ka siin perekonna loomine hoopis toimub sinu lastel või lastelastel. Igal juhul ma näen, et asjad loksuvad paremini paika, mida rohkem seda aeg edasi läheb. Nii et igal juhul selles mõttes on väga hea. Ma näen isegi, et teile on tulemas nagu suhtes midagi väga positiivset, sest küll see energia tuleb. Mõnikord võib tunduda, et üks osapooltest on teisest nagu rohkem, teisest nagu sõltuv. Valikute tegemist näitavad ka mulle oraklikaardid. Mulle siin nagu see asi natukene ei meeldi, et mis siit oraklikaardidest välja tuleb. Et selline südamevalu või süda murtud ja toksiline energia. Et kas siin nüüd võib olla osadel teist, mitte kõigil, aga osadel teist võib olla, et siin on nagu, vaadatakse nagu kõrvale natukene. Ja võimalik, et on olnud nagu niisugust piilumist siis teisele poole. Aga mitte kõikidel juhtudel, lihtsalt see siit tuli välja, et kuidagi kas seal on olnud mingi konflikt või mingisugune asi, et kus siis on nagu vaadatud nagu teist inimest natukene. Aga siin ei ole olnud mitte midagi väga sügavat, et isegi kui on olnud mingi selline flirt väike või midagi või ka väga erandjuhtudel näen ka ühe öö suhet siin kellegagi, aga see on tõesti väga erandjuhus, et see ei pea üldse sinuga resoneeruma, kui kõik see ülejäänud nagu tundus, et on täitsa õige ja sinu jaoks. Et igal juhul siin ei ole mitte midagi tõsist olnud, kui siin on korraks nagu, ma ütlen, et see on nagu mingi füüsiline emotsioon olnud lihtsalt, kus nagu on vaadatud nagu korraks kõrvale ja ikkagi see on pigem erandolukord, et üldisel juhul ma ikkagi näen nagu seda ilusat teekonda siin jätkumas. Selline lugemine sulle siis grupp number 1. Kui sa mõtled, et võib-olla võiksid hoopis täpsemalt vaadata ainult iseendale kaarte, siis võid ka minuga ühenduda või leida kellegi sobiva iseenda jaoks. Ole tubli! Tere tulemast grupp number 2. Sina, kes oled siis suhtes. Olen sulle tarokaardid seganud, mõned oraklikaardid ka, et saame nüüd üheskoos siis vaadata, mis on sulle tulemas või mis energiat siis praegu üldse ümberringi siin on. Kõigepealt siis see kaart, mis siin esimesena kohe tuli, ta näitab, et siin on nagu mingisugune eraldatus ja võimalik, et ka, et siin on niisugune olukord, kus asjad ei liigu millegi pärast õiget rada pidi või soovitud suunas või sellel kiirusel nagu tahetakse. Et siin on vaja nagu mingit vabadust, mingit ruumi, aega, et saaks asjad kuidagi liikuma. Siin näitab ka seda, et võib-olla on siin ka mingis elu osas kuidagi mingi koormav energia, millest on vaja nagu lahti kõigepealt saada. Ja võimalik, et ka takistused mingis mõttes on ise kellegi poolt loodud. Siin on oluline areng ja nagu näha seda arengut, mis siis hetkel oluline tõepoolest on. Aga samas siit näitab ka, et tuleb nagu mingi teadasaamine, tuleb tõde välja millegi osas või selgust näitab nagu millegi osas. Mul on tunne, et siin materiaalsed teemad on niisugused asjad, et võivad tekitada pingeid osadel juhtudel. Tegemist on üldise lugemisega, nii et ma rõhutan seda siis ka. Aga ütleme niimoodi, et need suhted, grupp number 2, kes sa nüüd vaatad, kus on nagu mingid materiaalsed pinged, te ei saa iial nagu nõndaviisi õnnelikuks, kus nagu õnne jaoks on raha nagu oluline. See on võib-olla karm nagu ütlemine, aga kuidagi selles koosluses, kui raha juba täna on probleem, siis see probleem tõenäoliselt jääbki kestma. Alati saab teha muutusi, aga see ei ole üldse hetkel see lugemine, kus ma saaksin rääkida sellest, mis muutusi teha oleks vaja.
ma tunnen, et üks osapooltest on nagu rohkem võib-olla maadlegi kui teine, et siin tekivad ka mingisugused sellised konfliktid. Samal ajal ma näen, et on neid hetki, kus on seda tuge, emotsionaalset tuge ja lähedust ja sellist ühendust ja loomist, et seda on kõike. Aga ikkagi ma näen, et on nagu oluline mingis asjas nagu mingi lahendus. Ja just nimelt nagu, et meil on vaja nagu uude punkti jõuda, et meil on vaja nagu lahendada, ikkagi kogu aeg on mingi lahendamine on ju. Siin tekivad ka mingid kahtlused millegi pärast. Et nii ta nagu on ja kui ma vaatan just, et jah, mingi tõe teema tuleb siin üles, võimalik tuleb konflikt. Üks võib tunda, et teda nagu kasutati mingis küsimuses ära või ei arvestatud temaga ja siin on ka oht niisuguseks asjaks, et uus armastus on hoopis tulemas siin kellegi ellu ja saboteeritakse või hakatakse saboteerima natuke hoopis seda suhet, kus ollakse. See ei ole alati nii, aga see oht on täiesti olemas, ohuna tuleb see siit välja, et nagu kellegi süda justkui on avatud ka uuele. Kui ma vaatan nüüd täpsemalt tarokaartidega seda, et mis on tulemas sulle, siis ma näen seda, et ikkagi voolavad need asjad nagu paremas suunas edasi. Ja saadakse nagu üle või leitakse mingisugune lahendus, et tehakse nagu mingisugused uued väga head sammud. Samal ajal ma ütlen, et need inimesed, kelle süda tundub, et on juba vaba, tõenäoliselt siia niigi uus suhe ka tuleb. Lumi, ärge üles! Ma ei tea, kas see nüüd, vabandust, ma segan vahele, kas see nüüd kostab ka sinna, aga mul lumi hirmsasti nurskab siin kõrval diivani peal. Et ma vabandan, kui see segab, kui see on kosta, ma ei tea, kas seda on kuulda. Igatahes, mina näen, et aeglaselt kui kindlalt toimub siin mingisugune liikumine ja muutused on ka vajalikud. Ühest küljest ma tõesti näen, et tuleb nagu mingi uus suhe kellelegi hoopis. Või siis, kui ma näen, et tõesti, sa mõtled, et Maili, mis sa räägid, sa üldse minu kohta praegu nagu ei käi, mis uus suhe, et me ei ole üldse seal, siis sa võib tähendada ka seda uut suhet nagu teie kahe vahel, kellega sa praegu koos oled, et tuleb nagu uut hingamist siia. Ja, et siin näitab nagu see hingelist sidet sinu ja kellegi vahel. Kui sa nüüd mõtled esimese asjana, et kas tunned enda ja kaaslase vahel hingelist sidet, siis järelikult te lahendate kõik ja kõik saab korda. Kui sa mõtled, et ma ei tea, et kas see ikkagi on nüüd see nii väga hingeline side, siis ma näen, et siin tuleb ikkagi uus inimene sinu ellu. Nii, jah, ühesõnaga on muutused tulemas, muutused on kindla peale tulemas. Viimane kaart räägib ka armumisest. No, kellesse sa armud meil siin siis? Või sinu kaaslanega ma ju ei vaata praegu kumma peale. Ma näen ikka mingid sidemed, mis on algstaadiumis kellegagi. No mina ei tea, niisugused need kaardid on ja kui võib-olla nüüd on segadust rohkem kui enne, siis võib-olla leiad kellegi, kes saab sulle teha personaalsema kaartide juhatuse. Kui sa tunned, et see võiksin hoopis tükis mina olla, siis võid ka mulle kirjutada. Aitäh sulle, et sa oled olemas ja ma soovin sulle kõike head. Tere tulemast grupp number 3, sina, kes oled suhtes ja soovid vaadata, mis on siis siin tulemas sulle ka. Ja nii kui ma neid kaarte nägin, mis ma sulle siin võtsin, mul tekkis kohe tunne, et mis nüüd siis seal on sul kulvake. Mul on niisugune tunne, et siin on tõesti sellist nagu raskust. Kas juba on raskust või on seda raskust ka nagu tulemas. Aga igal juhul ma näen, et kuidagi nagu kurnav energia on. Pigem viitab see lugu siin üksindusele. Võimalik, et ka, et kas keegi on mingeid piire siis rikkunud või ületanud ka ajas.
võimalik, et siin on vaja selle suhte osas midagi ikkagi täpsemalt veel üle vaadata. Ma näen seda, et hästi, 3 kaarti on sulle tulnud. Sul on tulnud müntide 2, mõõkade 2, sauade 2. Nagu 2 vahel olemine ja teadmatus, mis on siis õige. Et siukest ebaselgust ma näen siin. Võimalik, et mõnikord ka teine teisega nagu võistlemine või võitlemine. Ma näen konfliktset energiat siin. Ja ikkagi, et ei suuda näha, ei suuda otsust teha või mis siis on nagu tegelikult õige, on ju. Et midagi nagu oleks vaja teha, midagi oleks vaja lahendada või midagi nagu on vaja, aga mis see siis ikkagi täpsemalt on. Palju on ka siin sellist nagu platoonilisust tegelikult. Mis sa nagu ise tunned? Et kui suur armastuse side see siis tegelikult on. Muidugi siin ütlevad kaardid ka, et ära nagu mõtle liialt üle. Aga siin on ikkagi ka, teisel grupil tuli see ka tibake välja, aga sinul tuleb see veel rohkem välja. Et siin võib tekkida ikkagi kummalgi teist täiesti uus partner. Ja see uus kaaslane või see tutvus võib tulla läbi sotsiaalse koosolemise. Vaata, siin ongi see, et olulised ei ole sõnad, vaid nagu olulised on need teod. Ja mina ei tea, kui ma vaatan neid kaarte, siis selline tühi tunne nagu tekib lihtsalt. Ja ma näen nii palju konflikte ja nii palju konflikti ja energiaid siin sul. Kuidagi ütlebki, et mine loodusesse või mine kuidagi leia mingi rahu, kuidagi leia see inspiratsioon enda sees, see säde, see tuli, mida sa tõeliselt ihaldad ja tahad. Huvitav on see, et mõned oraklikaardid vihjavad ka siin mingisugusele rahalisele saavutusele või küllusele, et siin midagi hoopis sellega seoses, ma tea, nüüd pean järgmisena hoopis raha ja sellise nagu külluse lugemise tegema, mul on tunne. Ühest küljest ma ei näe seda, et nüüd kõik oleks halb, ma näen siin teda ka ajas on nagu midagi muutunud, et nii nagu need asjad olid, need ei saa enam niimoodi olema. Ja mina ikkagi kuidagi näen seda, et oma hirmude tõttu võib-olla või kartused mingid asjad ei nähta nagu seda selget tõde. Ja tõesti kuidagi peale surutud arvamused ja peale surutud uskumused ja ühesõnaga, et siin on nii palju ebavajalikku energiat kuidagi. Ma näen seda, et on nagu kontakt teiste inimestega. Et siin on ikka mingi loomine kuidagi seotud kellegi teisega. Oma enda sees nagu vangis olemine või mõtete vang. Nii, kui te nüüd kuulete, siis mul lapsed siin kriiskavad ukse taga. Mul on nii tore, mul on siin vastas kabinetis on selline nagu mänguteraapia tuba. Ja siis päev otsa mul on sellised armsad toredad lapsed siin ukse taga käivad edasi-tagasi, et siis ma arvan, et see nüüd jäi peale. Aga mina ikka jätkan oma lugemisega, las nemad siis laulavad seal ukse taga. Ma näen ka seda, et siin on midagi ka ellu ärkamas on. Vaata kohe, lapsed tulid ukse taha nagu laulma ja kohe ma jõudsingi selle kaardini, mis räägib ka, et midagi ärkab ellu. Samas siin on ka järele andmist. Aga ka väga tugevat sellist suurt kirge ma näen. Kui ei nähta, kui ei soovita lahendada, siis mul on tunne, et see suhe võib minna lahku. Ja see ei ole midagi, mida mina ütlen, et nii saab olema. Nagu ma olen alati rõhutanud, ma ei ole ennustaja, vaid ma olen kaartidega juhataja. Kui sina nüüd näed midagi ja saad öelda, kuule Maili Aurora, mulle ei meeldi üldse see, mida sa näed, et sa näed valesti, ma ei taha ju seda. Siis sa tule, ütle mulle, koputa mulle ja ütle, Maili, sa nägid nii, aga kus on see lahendus, et ma saaksin seda tulemust teistmoodi? Ma tahan, et asjad läheksid teistpidi. Et kas ma saan midagi ära teha? Sest päeva lõpuks, armas inimene, sina oled alati enda saatuse looja
ja mina ei usu mitte ühtegi niisugust ennustajat, kes ütlevad, et nüüd nii ongi ja ühtegi teist väljapääsu siin ei ole. Alati on mingisugused lahendused, sest sina lood enda saatust, mitte keegi teine, mitte ükski nõid ega ennustaja ega selgeltnägija ei ütle sulle, kuidas sinu elus asjad olema saavad. Me saame näha, mis on tulemas, kui sa ei muuda või ei tee muutust, aga alati on võimalik kõike muuta ja isegi kui ma sulle praegu ütleksin, et kõik läheb nii hästi sul ja ei ole mitte ühtegi mure ega probleemi ja kui sina lased ennast käest ja võtadki minu sõnu kui kuldse tõena, siis võib minna risti vastupidi ja siis sa ütled mulle, Mailis, sa ikkagi jälle ei näe õigesti. Mina näen õigesti tulenevalt sellest hetkest, kus sa oled praegu, aga sina saad igal hetkel oma saatust ka muuta ja luua. No nii, ühesõnaga ma näen seda, et minevikus ei saa kinni olla, nii nagu need asjad on varasemalt olnud, nii nad enam olema ei saa, hästi palju sellist kaitsel olemist tajun, et on tulemas. No igal juhul ma näen, et see lugu siin teie vahel on minemas rohkem täiesti platooniliseks ja ei ole nagu seda midagit. Ongi selline nagu kassett, mis lihtsalt käib ringiratast, käib üle pea. Kui sa tunned, et see lugemine nüüd sind kurvastas, siis vali teine grupp. Vaata, äkki sealt tuleb sulle parem sõna. Ole tubli ja kõike head. Tere tulemast, grupp number 4. See on siis suhtes inimesele ja vaatame, mis on sulle siis tulemas või mis need energiat siin hetkel praegu üldse on. Mina ütleksin, et väga head kaardid on sulle tulnud ja mina näen seda, et ikkagi selline nagu lähedus ja läheduse hoidmine on hästi oluline teie vahel. Ma näen siin liikumist ja võimalik, et kas siin juba on teatud sorti uut algust olnud või on siis seda tulemas. Ma näen, et uksed on millelegi justkui avatud või avanemas. Natukene ma näen siin ka olulist nagu sellist füüsilist lähedust ja pigem seda platoonilisust jätaks nagu tagaplaanile. Uut energiat näitab, et on tulemas, kuid samal ajal osadel. Ütleme niimoodi, et kui ma jagan selle kaardi lugemise nii, et see on 100%, siis 2% nendest, kes number 4 gruppi valisid, neile ma näen siin ka uue suhte või uue inimese saabumist, aga see on selline minimaalne võimalus. Mina näen seda, et midagi töötab tohutult tegelikult teie kahe kasuks. Ja tõesti ma näen siin nagu muutuste energiat, ma näen loomist, perekonna arengut, perekonna kasvu, ma ei saa välistada isegi rasedust, ongi lastega seotud teemad. Võib-olla kui sa enam ei ole nii noor inimene või ei ole neid võimalusi enam, et lapsi saada, siis siin võib olla ka seos lastega mingisugusel teistsugusemal tasandil, et ma näen ikkagi nagu see laste energia tuleb siit tohutult välja ja mina ütlen, et suur osa ikkagi teist, kes vaatavad seda gruppi number 4, teile ma näen ikkagi lapse saamist ja nii on. Igal juhul läheduse arengut, läheduse kasvu näen, just nimelt nagu sellist iseseisvumist veelgi, võrdsust, sidemete loomist, kujundamist, et kõike seda näen, et ma näen sellist hästi tugevat käivitust ja käivitavaid energiaid teie juures. Samal ajal ma näen ka, et on oluline nagu leida tasakaalu, et väga hea ei ole siis niisugune just nagu kärsitus. Et just seda, et kiirustamist nagu pigem siis ei soovita see kaart. Oraklikaartides näen ka siin tohutut jõudu, loome energiat. Osadel juhtudel ma näen abielu, reisimist, mälestuste loomist. Võimalik, et osadel teist ka kaaslane on vahest sageli nagu ära kusagil kaugel või on ära kusagil. Piirid tuleb paigas hoida, mitte liigselt teineteist süüdistada. Samas ma näen ka, et mingid teadasaamised ja taipamised tulevad. Et midagi astub nagu valguse kätte, tuleb muutus, tuleb ka sellega seoses tervenemine. Näitab, et see sisemine küllus
mis sinu sees on või mis teie kahe sees on, see hakkab materialiseeruma, te peate aru saama, kui külluslikud te olete iseenda sees tegelikult. Ma näen, see tuleb nagu rohkem sellist lähedust ja lugupidamist teie vahele ja võimalik, et ka imetlus teineteise vastu kasvab või tuleb mingit selgust teie vahele rohkem. Oluline on see, et igal ühel oleks ka oma ruumi, aga ma näen väga suurt sellist toetust ja abi siin. Siin võib mõnikord olla niimoodi, et kõike nagu ei näidata kohe välja. Vabandust, et hoitakse nagu endale palju. Nüüd hakkas nina jooksma vett. Et jah, natukene mõnikord on sellist kinnist energiat. Mõnikord võib siin tulla teile tee peale ette niisuguseid olukordi, kus ühe osapoole valikud võivad kahjustada nagu seda kooslust ja tervikut tegelikult. Püüdke rohkem kaitsed maha lasta. Olge rohkem teineteisele toeks. 2 kaarti räägib mulle pulmadest ja 2 kaarti räägib mulle lastest ja kodust ja perest ja selle loomisest. Nii et see on väga potentsiaalika energiaga suhe. Kui see on algusjärgus, siis seda enam vajab see võitlemist. Ma näen, et siin võib minna see lugu niipidi, et siin on nagu millegi osas 2 lahendust või 2 võimalikku teed. Hirme tuleb millegi pärast esile. Võimalik, et siin tekib ka olukordi, kus jah, ongi, see tuli enne ka välja, et nagu ei taheta partnerile midagi rääkida, sest nagu hirm on seda öelda. Olge julged, te ei ole keegi millegi niisugusega hakkama saanud, et ei saaks seda asja nagu lahendada või koos teineteisele toeks olla. Ma näen, et teile tuleb nagu mingi ka ühine valupunkt. Olge teineteisele toeks, et te panete üksteise haavadele need plaastrid peale. Hästi oluline, et te usaldaksite teineteist, leiaksite kogu aeg aina lähedasemat kontakti teineteisega, ka kõige muu kiuste. Just. Sellised kaardid igatahes grupp number 4 sulle. Kui nüüd midagi ajasid segadusse, tahad üle küsida midagi, siis võid minu vastuvõtule tulla. Kui mitte, siis naudi seda, mis sul on. Võib-olla leiad hoopis kellegi kolmanda, kelle juurde minna või tahad mulle siia kommentaari jätta, kuidas see lugemine resoneerus. Kõik on lubatud, kõik on oodatud. Aitäh sulle ja ole tubli! Kõigile, kes te ei tea täpselt, kus te asute oma suhtes või selles ühenduses, mis seal on. Siin on siis teie ees praegu kaardigruppide valik. Grupp 1, 2, 3, 4 fotod. Vali, milline piltidest siin enda poole tõmbab kõige enam. Võid ka video korraks pausile panna ning kui sinu valik on tehtud, siis mine uuesti infokasti ja vali õige ajatempel, et kuulata oma sõnumit. Tere tulemast grupp number 1. Sina oled siis nüüd see, kes ei saa täpselt aru või ei tea, et kuidas siis nüüd on teie vahel see seis. Oled sa suhtes, ei ole sa suhtes, mingid segased energiad on ju. Et kui sa selle valisid, et siuke nii ja naa, et küllap siis nii on. Mina näen seda nüüd siin kaartidega, et asi võib-olla ei ole üldse nii hull, kui äkki sa nagu mõtled või kartnud oled. Ma näen siin võimaluste energia, uue alguse energia on väga tugev. Siin on sellist nagu seksuaalset energiat, ehk siis kindla peale ma tunnen nagu huvi. Küll me jõuame ka kohe nende tunnete poole peale. Ma näen, et siin, et see võib olla armastuse lugu või mingisugune selline romantiline lugu, mis ei pruugi olla kõige lihtsam. Ja et siin on palju selliseid takistusi, millest on vaja üle saada. Ei tohi nagu asju tagant kiirustada, ütlevad mulle ka kaardid. Ja ma näen seda, et see inimene ikkagi on sinu ellu tulnud olulisel põhjusel. Ja ühesõnaga, et siin on tähtis praegu, et te leiaksite selle ühisosa, et näeksite nagu mõlemad vaevad, tekitada seda turvatunnet teineteises.
siin on palju nagu loomist, et tema soovib luua, sina soovid luua, tahetakse olla õnnelik, tahetakse, et oleks see kergus ja rahulolu. Tahetakse viia asju uutele tasanditele, et tuleks mingi järgmine samm. Aga on see oht, et võib nagu midagi koost laguneda, kui liiga järsult mingit suunda nagu ka muudetakse. Vajadus on hästi, et igasugused sellised hirmud saaks seljatatud, teie vahel on mingi oluline side või tõmme. Püüdke ka mitte olla mingisuguses mugavustsoonis liialt, et võimalik, et üks või teine on mingis mugavustsoonis liialt palju. Siin võib olla ka niisugune konflikt, et nagu need lubadused, mida teistele antakse, et neist tuleb kindla peale kinni pidada ja siin võib olla ka see, et võib-olla julgete ka kõike nagu lubada. Ma näen seda, et siit on tulemas mingisugune teada saamine, mingi sõnum, tõenäoliselt siis temalt. Et jaa, kui ma vaatan siin nagu neid tundeid, ma näen, et ta on kahe vahel ja kahe vahel nagu selles osas, et ta ei suuda nagu millegi pärast mingit otsust langetada. Ma näen, et siin on tal mingisugused tunded, mis on talle ootamatult nagu tulnud. Ja ta tunneb, et ta peab nagu tegutsema mingi tunde järgi, mis tal on nagu ka tekkinud. Aga no võtta siis näpust, mis asi see on ju, et igal juhul ma näen, et positiivne tulevik on siit tulemas sinu jaoks nii ehk naa. Ma näen, et asjad liiguvad aeglaselt, aga nad liiguvad ka kindlalt tegelikult edasi. Ma näen muutust, ma näen uut algust. Tõesti väga ilusad kaardid on tulemas tuleviku osas, mis kinnitavad seda, et ära muretse. Küll need asjad nüüd paika loksuvad siin kenasti. Usalda rohkem oma sisetunnet. Sellised kaardid sulle grupp number 1. Kui sa tunned, et see nüüd veel ei olnud piisavalt selge või ajasid rohkem segadusse ja soovid personaalset lugemist, see on ka võimalik, tunneta ise ära, kuid mina soovin sulle armastuse elus ikkagi kõige ilusamat. Tere tulemast grupp number 2. Sina siis ka ei tea, kus teil need asjad täpsemalt asuvad hetkel. Olete koos, ei ole koos, mis siin üldse toimub. No vaatame siis. Mina näen seda, et siin on nagu midagi ellu ärkamas. Samal ajal tuleb siin välja ka palju niisugust nagu järeleandmist, kirge, võib-olla tulist kirge. Siin on oht, et see teema läheb lahku, aga kuula mind edasi. Siin tuleb välja ka seda, et siin on nagu salajased suhted. Mul on tunne, et siin on mängus keegi veel kolmas osapool ja isegi kui ma vaatan juba tuleviku kaarte, näitab ka ikkagi kedagi veel kolmandat siin kõige selle vahel. Ma näen, et ühest küljest siin nagu on mingisugust liikumist nagu läheduse poole. Pigem positiivset liikumist, et siin on võimalused kogeda rohkem nagu lähedust, füüsilist lähedust, seksuaalsust, sellist ikkagi pigem heas suunas liikumist. Mul ongi tunne, et korraks on selline nagu mõõnaperiood, siis läheb palju paremaks ja tõesti, et saadakse jagu nagu mingitest takistustest, segadustest, dilemmadest. Aga ikkagi, siin tuleb midagi, mida ei näidata lõpuni välja, hoitakse endale, hoitakse saladuses. See armastuse lugu, see suhe ei ole kõige lihtsam. Liigutakse ka erinevas tempos, mille pärast ma näen siin. Ta muidugi on tulnud tähtsal põhjusel su ellu kindla peale, aga mina näen seda, et siin üks osapooltest kohtab ikkagi kedagi teist või on juba kohanud kedagi teist. Kui ma vaatan näiteks ka tema tunnete poolt, siis ma näen, et tal on segased tunded, ta on nagu millegi ootel, ärev, nagu peaks midagi valima, aga mida valima, ta hästi analüüsib üle kuidagi.
ühest küljest ta tunneb ennast kõrvale jäetuna, siis jälle kuidagi vastupidi, ta ei oska midagi arvata, tunda, ehk siis segadust on siin. Mina ei tea, kas see oled sina või on see tema, aga ma näen, et keegi kutsub nii sügavalt enda hingesugulast enda ellu ja see ei ole sina või see ei ole tema, ehk siis ma ei tea, kumma kohta see nagu käib, aga mina tunnen, et see ei ole see kooslus, kus on tõeline täisväärtuslik vastuarmastus. Kui ma vaatan, kuidas teil tulevikus asjad edasi lähevad, siis ma ikkagi näen pettust, kolmanda osapoole sisse tulemist. See on siuke nokk kinni, saba lahti ja proovime ikkagi jälle veel ja ei, siis ikka ei proovi ja see on nii... Ma tunnen, et sind peaks kohtlema palju paremini ja et sind on õnnistatud selle ilusa eluga siin ja ükskõik, mis sa täna mõtled, et kuule, mu elu ei ole ilus, on küll. Sind on õnnistatud selle eluga, sa oled valinud selle elu siin selles maailmas ja sa väärid palju paremat, kui mina siit kaartidest hetkel näen. Jah, ma loodan, et ma ei ole sind pahandanud selle lugemisega. Võimalik, et tahad hoopis valida mõne teise grupi, see on ka okei, võib-olla lihtsalt eksitas sinu sisetunne sind selle grupi valikul, võib-olla tundsid just, et kõik käis täpselt sinu kohta. Igal juhul, mina soovin sulle ikka kõige paremat, kui ma saan sulle olla toeks või abiks, soovid minu vastuvõtule tulla, see on võimalik, tunnete see ise ära, soovin sulle kõike head. Tere tulemast, grupp number 3. Hakkame siis sulle vaatama, sina, kes sa oled segases seisus, et kuidas siis ikkagi on, niipidi või naapidi teie suhtes. Ühesõnaga, mina näen seda, et teie vahel on hingeline side. Ja tõesti, siin on oluline usalduse loomine ja selle hoidmine, aga samal ajal ma näen ka seda, et teie vahel on hästi tugev karmaline side ja mingi karma õppetund. Ja võimalik, et see võib tähendada ka seda, et siin pannakse sind või teda või mõlemat hoopis valmis millekski uueks, millekski järgnevaks. Igal juhul need kaardid, mida ma näen, eriti see üks konkreetne kaart ütleb seda, et siin pannakse tegelikult valmis siin millekski palju suuremaks. Mingi konkreetse inimesega ja tegemist on üldise lugemisega, ma ei saa öelda, kas see on nüüd tema või see on keegi teine. Igal juhul minevik mängib siin ka suurt rolli millegi pärast. Ma näen, teie vahel on mingi lähedus, mingi side, selline külgetõmme, eks ole. Ja kas sina armastad teda täielikult? Mul on tunne, et siin on kõik võimalik, aga samas see on nii segane lugu. Osadel juhtudel siin on isegi raseduse teema sees. Mis see veel on? Igatahes mina näen seda, et siin on võimalik mingit sorti uut algus, perega seonduvad eeldused, head justkui. Samas siin on nagu platoonilisust ka palju. Siis ühel hetkel nagu jälle vastupidi. Kas see on see sinu jaoks see kõige suurem armastuse side? Kui ma vaatan tema tundeid, siis on siin palju niisugust nagu kõrvalejäetust, tüdimust, ei osata midagi tunda, väsimus. Ühest küljest ma näen, et äkki tema ongi see õige ja siis ma jälle näen kaardiga, et pane ohumärke ometigi tähele, ava oma silmad. Nagu maskeraad käiks, nagu ahelates oleks, nagu sõlmes oleks, lukus oleks, kinni oleks. Kui vaatan, mis edasi, siis ma näen, et mingi oluline info või teade tuleb sulle. See, okei, sind pannakse silmitsi päris maailmaga ja kui sa arvad, et sa oled juba kõike näinud, siis oota ainult, sa veel näed.
see suhe on tulnud eeskätt sellepärast, et mingit vaimset sellist teerada käia siin sinuga ja usalduse proovile panek, uskumuste, omavaheline selline kommunikatsioon, kõige selle proovile panek on siin nagu justkui ja väljakutseid toob hästi palju kaasa see, aga samal ajal avaneb nagu uks kõrgustesse, kõrgemale. Mina ei tea, mina neid kaarte vaatan, tegemist on üldse lugemisega, ma ei saa öelda nii täpselt, kui võib-olla muid üldisi lugemisi tehes. Mis asi see on? Ja raputangi käed laiali ja lõpetangi niimoodi selle lugemise ära. Võid mulle tagasisidet anda. Nii on. Võid mulle kirjutada, kui tahad vastuvõtule tulla, arvad, et sellest segadusest oli sulle mingisugune vihje. Oled oodatud muidugi, kindlasti kirjutama, tagasisidet andma, võid mulle kirjutada personaalselt Facebooki. Igatahes, nii see lugu siin mulle tuli ja tegemist on üldise lugemisega, see ei ole ainult ühele inimesele tehtud, et sellepärast võibki see energia olla ka natuke segane. Igal juhul aitäh sulle ja ole tubli. Tere tulemast grupp number 4. Sina, kes ka ei tea, kuidas teil need asjad täpselt on. Olete te koos või lahus või mis siin siis toimub. Ühesõnaga, alustame siis algusest. Ma saan aru, miks sa oled segaduses. Ja ongi keeruline energia natuke. Natuke keeruline on energia. Ta on nagu nii, ja siis ta on jälle naa. Ma näen, et siin on nagu üksinduse tunnet mingis mõttes tegelikult. Võib-olla üks osapooltest tunneb ennast millegi pärast süüdi või on siin kellegi jaoks mingi väljakutse. Ma näen seda, et siin on väga palju vaja õppida sellest olukorrast või sellest suhtest ja võtta vastutust rohkem ja ma tunnen, et siin on tegelikult pikaaegne või pikaajaline ühendus teie vahel. Sügav mingi side ja midagi on vaja siin teie vahel veel nagu lõpuni viia, et see asi on poolik, et see ei ole lõppenud, see ei ole läbi. Ma näen seda, et võib-olla üks osapooltest vajab või otsib mingit üksindust või üksi olemist natukene. Ja võib-olla kõik see, mis ma siin näen, ei ole nagu ka hetkel võib-olla parim, mida armastuse osas nagu näha. Sest ta ongi nagu nii kahetine ja niisugune nagu segane, mis ma siin näen. Aga samal ajal siin on hästi vaja nagu toetada teineteist ja siin on midagi erilist, siin on midagi olulist, armastajate kaart on siin välja tulnud. Siin võivad olla ka seotud sellega lapsed või saavad olema seotud sellega lapsed mingil viisil. Kuid igatahes ma näen, et teil on asjad liikumas uutele tasanditele kohe kindlasti. Siin on mingid seosed ka abieluga või suhe kui abielu. Et midagi on siin sellega nagu tuleb välja. Kõrval. Ja, aga teda ongi segane lugu. 3. grupil oli ka segane, sul on täpselt sama segane. Kui ma vaatan tema tundeid, ma tunnen nagu eemaldumist või mingit tüdimust või mingit kurnatust, väsimust, stressiallikat temas. Ja samas nagu miski painaks teda ja kas sinuga seoses miski teda painab või tekitab muret või kohe siuke vastikut tunnet. Ja samal ajal ta nii hoolib ja kuidagi nii et ongi nii segane kõik see tema sees. Ma näen, mis on tulemas ka nagu mingi ultimaatum. Ikka jälle see väsimus tuleb üles, on ju, teadmatus. Vaja langetada otsus. Võimalik, et siin ka mingi 3. osapool, keegi mingit viisi, ma ei teagi, kuidas mängib rollidest, tegemist on üldise lugemisega, see ei ole üks ühele tehtud lugemine. See ei saa kunagi olla nii täpne, kui ma teen inimesega silmast silma lugemist. Need on ikkagi kõige täpsemad siis, kui ma nii teen.
peale tükkiv energia tuleb kusagilt läbi hästi. Pane tähele mingeid ohumärke, et siin on mingid ohumärgid, mida sa ei näe. Nagu oleks maskid ees ja samal ajal ütleb sulle, et jumalik ajastus, see on ootamist väärt, sa väärid nii väga armastust. Siin on võimalik mingi algus teie vahel. Ja vot küll see on koraarlik ja pikk tee. Kiiresti siin ei saa midagi. Teistele ma ei vaadanud, sulle ma vaatan korraks. Mis ta sees toimub? Et ta tahaks nagu su vastu midagi tunda. Ta on sulle tänulik millegi eest. Et saaks nagu parim asi ta elus. Ja mis asi siis seda blokeerib? Miski nii blokeerib seda. Et sa oleks nagu tulnud mulle lähemale kui keegi teine. Aga. Mis aga? Seda aga mul on tunne, ma siin välja ei selgita, sest siin on vaja ikkagi vähe lähemalt seda asja uurida, et võib-olla sa tead ise sellele vastust, said kinnitust millelegi, võib-olla ajasin sind üldse veel rohkem segadusse, võib-olla olid üldse teise grupi. Igatahes, kui sa mõtled, et ma nüüd saan sind kuidagi veel isiklikult toetada, sa võid tulla mu vastuvõtule või tunnetada, äkki ühel hetkel tahaksid minna hoopis kellegi teise juurde nõu saama, sest mul on tunne, et siin ikkagi on väga segane lugu. Et see lõngakera vajab veel arutamist. Sellised igatahes kaardid sulle grupp number 4. Aitäh, et sa oled olemas ja ma soovin sulle kõike ilusat ja head.